tere, olen Aron Lips ja me täna modelleerime kandle viimast osa, virbleid. Avame oma SketchUpi joonise. Meil on näha, et meil on põhi, kere ja kanna tagumine raud, kuhu keeled kinnituvad valmis. Puud on veel siia erinevad 6 virblit. Nii, nagu me teame, siis väikeseid detaile, kumeraid pinde ei suuda SketchUp kohe modelleerida, järelikult me teeme siis selle virbli on ka 10 korda suurema. Nii, võtame joone, klikime, proovime siis mööda konkreetset telge, mööda sinist telge ülesse, 500 pikkuseks. Nii, zoomime täna natukene välja, paneme siis teine külg on 32.5, jälle mööda telge alla, 500, enter ja siis 2 asja kokku oma vahel. Nii, kasutame siis mõõdulindi tööriista selleks, et siis tekitada abijoon 32.5 ja siis 3 punkti kaarega siis tekitame siia kaulikaare, topeltklikk ja kustutame üleliigse osa ära. Nii, ja abijoone ka ära. Kuna meil on tegemist pöörkega, siis tekitame abikaare ja kasutame follow me nuppu. Nii, ja siis mööda seda kaart liigutame, kuni me saame ilusti ideaalse pöördkeha. Nii, nüüd kustutame siis selle abi vajava ringjoone ära. Nii, et see asi meil hästi läheks, siis teeme sellest grupi. Ja siis meil on vaja siia veel ühte ringjoont, et ringjoone tsentrit leida. Siis me peame joonistama mõned abijooned siia otsa. Nii, võtame siis pliiatsi. Nii, joonistame, vahepeal escape, leiame siis ühe telje keskpunkti, siis otsime teise punkti ka, leiame selle keskpunkti ja nende ristumine on siis ringi tsenter ja siis tõstame täppi üles mööda. Nüüd kustutame üleliigsed jooned ära, mida meil tarvis ei ole. Ja siis joonistame ringjoone siia. Nii. Nüüd kustutame selle keskmise osa ära ja siis tõstame selle detaili ülesse siis 150 ja enter. Nii. Ja tekitame sellest siis ka eraldi grupi. Make grupp. Nii. Kuna virbli ots on kandiline, et teda saaks pingutada, siis me proovime teha sinna sarnase otsa, nagu virblil on. Nii, selle jaoks siis on meil vaja tekitada ruut külgedega 65, ja 65. Nii, tõstame siis tema samamoodi push-pull nupuga ülesse, sama palju nagu ülemine osa, siis 150. Ja siis kasutame siukest nuppu nagu move ja liigutame igat külge siis sissepoole 7 mm jagu ja teiselt poolt ka siis 7 ja tagantpoolt ka 7 ja siitpoolt ka siis 7. Nii, on siukene ilusti olemas meil. Nii, teeme temast siis samamoodi grupi. Nüüd me saame teda ühes tükis ülesse poole liigutada. Võtame move'i, võtame siit alt tsentris kinni, zoomime välja, siis liigutame siia ülesse. Teeme klikki ära, siis vaatame altpoolt, kas ta sai täpselt ideaalselt keskele. Ühte külge pidi sai, teistpidi ei saanud. Võtame siit ülemisest kinni, liigutame teda siis ka vastu pinda. Ja siis kontrollime, kas kõikidel külgedel ta siis on täpselt ühtemoodi. Nii, tundub, et on. Nii.
mis siis edasi? Siis selekteerime mõlemad korraga ära ja valime siit siukese töövahendi nagu split. Nii, me klikkides mujal, siis paistab, et meil ei läinud. Ctrl Z, võtame Ctrl Z veel, ahaa, tõstame ta uuesti tagasi siis. Nii, võtame muu tööriista. Paistab, et nüüd läks jälle paigast ära. Nihutame ta siis siin paika. Nii, tundub, et nüüd on uuesti kõikjal olemas. Nii. Selekteerime siis mõlemad ja siis vajutame tööriista split. Nii, nüüd ta märkis mõlemad ära. Selekteerime, kustutame siis ühe ära. Nüüd kustutame teise osa ära ja meil ongi olemas kaunilt siis virbli ülemine osa. Nii, kuna meil siin on tekkinud joon vahele, et ta ei ole päris ühes tükis, siis paneme explode, alumise osale explode ja siis kustutame selle. Noh, ei taha nüüd kogu joont siis korraga ära kustutada. Noh, aitame seda siis tal natukene kaasa. Nii. Kustutame need jooned ära, siis on tegemist nagu ühe tükiga. Nii. Niimoodi. Nüüd on virbli ülemine osa valmis. Mis meil veel puudu? Meil on ava puudu. Nii. Noh, selle augu läbimõõt on umbes millimeeter. Päriselus, kuna meil oli ta 10 korda suurem. Nii, siis tekitame siia eraldi siis ava. Vaatame, et oleks õigel pinnal. Tekitame siia pulga ehk siis 10. Nii, seejärel teeme push-pulliga ta pikaks ja teeme temast eraldi siis ühe grupi. Make grupp. Nii, kuna virbel ei olnud meil enam grupp, siis teeme virbli iseenesest ka üheks grupiks, make grupp. Ja siis move nupuga liigutame selle grupi siis ilusti siia keskele. Noh, päris keskele tundub, et ei läinud. Noh, aitame siis teda natukene. Nii. Tundub, et läks. Nii. Siis kasutame jälle sedasamust tööriista splitti. Märgime mõlemad ära, vajutame spliti peal. Nüüd on siis tegemist mõlemad objektid. Klikime siis selle peal. Tekib siia avaus. Ja tekkis meile ilusti auk ka. Nii. Ilusti auk on läbi. Nii. Meil on ühtse grupiga, eks ole, tegemist. Nüüd kasutame scale tööriista. Scale. Hakkame teda siis väiksemaks lohistama. Paneme ta siis 0.1. Enter. Nii. Nüüd tundub, et meil on ta õige suurus. Nii, mis edasi? Nüüd õigesse kohtadesse ka siis tuleb liigutada. Võtame siis tööriista move. Võtame ta siis siit pinna pealt kuskilt kinni ja tõstame ta õigesse kohta. Nii. Vaatame edasi, paistis, et ei läinud päris õigesse kohta. Võtame uuesti pinna pealt kokku, kinni. Okei, tõstame ta kõrvale. Võtame uuesti pinna pealt.
ja siis sätime ta paika. Nii, tundub, et läks. Nüüd on üks virbel paigas. Meil on mõistlik teha sellest siis eraldi koopia. Märgime ta ära, otsime üles, et copy, veel kord parem klips ja siis paste. Nii. Ja siis samamoodi move nupuga liigutame ta õigesse kohta. Nii, läkski paika. Nii. Noh, tundub, et on vaja natukene võib-olla ülesse poole liigutada. Et siis move nupp lähemale, märgime ära ja liigutame ülesse poole. Nii, valmis. Ja siis samamoodi järgmised ka. Parem klikk ja paste. Ja niimoodi me saame nad liigutada siis kõik õigetesse kohtadesse. Ja järgmine paste. Noh, klikime ta korraks kõrvale, võtame pinna pealt kinni. Nii. Ja siis veel üks. Nii nagu ikka, võtame pinna pealt kinni moviga ja noh, mine nüüd uuesti. Noh, kui ei taha, siis peame natukene vahepeal. Paistab, et see pind ei läinud niimoodi. Oh, nii. Ja siis paneme ka viimase. Nii, ja paste. Pinna pealt kinni. Ja siis liigume. Oh, mis nüüd juhtus siis? Paistab, et ei läinud päris korrektselt. Nii. Paistab, et see asi on valmis. Nii. Ohoo, meil on juhtunud vahepeal mingisugune probleem, et see asi on paigast ära läinud. No, aga kasutame siis seda samust move nuppu uuesti ja tõstame ta siis oma kohale tagasi. Nii. Ja tundub nüüd, et meie kannel hakkabki valmis saama. Kui me ei taha, et need asjad paigast ära läheks, siis teeme tema siis tervenisti üheks grupiks ja siis liigutame ta viisakalt nurka. Nii. Klikime korra mujal. Tundub, et meie kannel koos virblitega on nüüd saanud valmis. Tundub, et meil on üks asi tegemata veel jäänud, et värvimine. Võtame ja valime metallic värvi ja siis ühe peal klikkides siis värvuvad kõik metallic värvi. Nii. Aga meie mudel on valmis.